Tere! Näitan teile Eduteni 2 suuremat selle suve uuendust, mis on mõeldud õpetajate töö lihtsustamiseks, millest siis üks on ülesannete ülevaatamine või läbitöötamine, et mida anda lahendada, mida mitte. Valisin ülesande põhiülesannete kategooriast ja siin ma näen, et mis laadi ülesandega tegu on. Kui mulle tundub, et ma võiks anda need õpilastele lahendada, siis ma vaatan siia ülespoole, kus on ülesande pealkiri. On olemas siin ka silmakene, praegu on avatud olekus, aga alati, kui ma arvan, et õpilased ei pea seda lahendama, ma lihtsalt sulgen või võtan suletud silma jällegi lahti. Võtan järgmise ülesande. Ma näen, et see on autosõidu ülesanne, teemaks on lahutamine ja jätan selle ka avatuks. Mis on ta nüüd erinev, siis kevadel oli see variant, et õpetajad lihtsalt lõpetasid testimise ja valisid järgmise ülesande, et vaadata, mis selle sisu on. Et nüüd jääb see edasi-tagasi hüplemine ära. Nii, ja seda kindlasti peaks jätma avatuks. Aga kui ma olen selle kõik läbi testinud, siis lihtsalt sulgen ülesannete vaate ja saangi otsustada, et kas ikka jääb see silm suletuks või kas ikka jääb avatuks. Et ülesandeid võiks olla ikkagi õpilastel 25 ülesannet nädalaks, et aktiivõppe meetodil on need lahendatavad 45 minutiga. Ja teatud õpilastele siis lisatakse juurde veel soojendusülesandeid ja boonusülesandeid. Et tuletan meelde, kasutajates on see valikuvõimalus olemas. Ja kui kellelegi õpilasele lisada ka boonused, siis kindlasti ei tohi jätta boonuste kategooriat tühjaks, vaid saab näiteks põhiülesannete seast valida ülesanded, mis on näiteks silmaga suletud. Et las nad teevad. Nii. Mis ma võin öelda on see, et praegu võite tähele panna, et kui te läbi testite ja võtate uue ülesande, siis Eduten teile märku ei anna, kui hakkate ülesannete testimisega uuele ringile minema. Et olge tähelepanelikud, millal märkate, et see ülesanne on juba testitud, et siis lihtsalt sulgeda ja ongi kõik. Et see on arendamisel. Teine teema, mis on uuendatud, on see, et kui õpilased ennem said õpetajaga ühendust võtta, et näiteks nad ei oska seda ülesannet, siis õpetaja sai siin jutumullikeste abil näiteks kas või seletada. Aga nüüd on see, et kui jutumullile vajutada, õpetaja vajutab uus sõnum ja message to students, vabandan, et veel ei ole neid tõlkeid olemas, aga esimesel võimalusel loeme need üles. Õpetajal on võimalik saata kõikidele õpilastele, 3. klassi õpilastele, kes siis antud kursusel on osalejad, saab saata sõnumi vajutades siia linnuke, siis siin all on näha, et on siin õpilased, siia kirjutades teksti ja siia saab isegi pilti valida enda arvutist ja saada nupp. Ja samas on ka niimoodi, et ei pea kogu kursusel saatma, vaid õpetaja paneb nimeotsingu, lisab õpilase, siia kirjutab teksti ja saada. Et see vestlus tekib selline foorumilaadne. Ja alati, kui tekib siia jutumullikeste juurde roosa mumm numbriga, siis see märgistab seda, et keegi on kirjutanud. Aitäh, edukat kasutamist teile!